sõber, mina olen Loolele Anna ja täna ma olen Lasnamäe päästekomandos. See on koht, kus päästjad ja päästeautod ootavad väljakutset. Tule minuga. Oi, tere! Mina olen Loolele Anna, kes sina oled? Tervist, mina olen Fredi. Fredi, väga meeldiv tutvuda. Kas sina oled päästja? Mina olengi päästja. Kui vinge. Ja see kõik siin on siis Lasnamäe päästekomando. Lasnamäe päästekomando. Fredi, mina ja minu sõbrad väga tahaks teada, mida põnevat teil siin on. Kas sa näitaks mulle palun ringi? Jaa, lähme. Tule. Õppeklass, mis siin on? Tere! Tere! Tulge sisse, palun. Oi, aitäh! Kas siin saab õppida? Jah, see on meie õppeklass. Siin me õppime. Kas päästjad õpivad? Ja õpivad küll. Iga päev õppime. Iga päev? Aga mis sul käes on? See on suitsuandur. Ehk kui kodus on suits või tuli, siis sa pead helistama 112 ja seda on väga lihtsalt meelde jätta. 1 suu, 1 nina ja 2 silma. 1 suu, 1 nina, 2 silma. 1, 1, 2. Nii lihtne see ongi. Aha, aitäh. Ma saingi nüüd targemaks. See siin on jõusaal. Muidugi, päästjad peavad olema tugevad. Nii, mina tahan ka olla tugev. Väga hea, kui jõusaalis on peegel. Vaata, mis värvi on see uks? Mis värvi? See on punane uks. Oi, tere! Tere! Mis ruum see on? See on siis elutuba. Siin päästjad puhkavad vabal ajal. Muidugi te peate puhkama. Te peate puhkama, sest et teie töö on ju väga raske. Ujumisvõistlused. Te oskate kõik hästi ujuda. Mis on lõunaks? Nii, täna saab maasikaid, apelsine, viinamarju, leiba. Tule vaatame, mis siin on. Vaatame, mida täna süüaks. Frikadellisupp. Vaata, kui suured frikadellid. Mina sööks ka sellist suppi hea meelega. Ja siin on nii palju kappe. Ruudulised kapid. Vaata, kui palju ruute. Ja igal kapil on nimi. See tähendab, et iga kapp kuulub ühele päästjale. Kui vinge. Ahi. Vaata. Ahi on ka ruuduline. Kas see on ruut või see on pigem juba ristkülik? On küll täitsa ruut. Nii, mis siin veel on? Kas siin on külmkapp? Külmkapp, nii suur. Muidugi, päästjad ju peavad sööma. Selleks, et oleks palju jõudu, pead sa korralikult sööma. Nii, siin on, vaata, siin on ka mikrolaineahi. Ja mis on see? See on kraanikauss. See on väga tähtis. Kõik peavad korralikult käsi pesema. Enne sööki on ju. Nii, pesame käsi. Oi, aga ma praegu ei näe rätikut. Rätikut ei ole, siis me saame äkki käsi raputada. Raputame koos käsi üleval. Nagu vihju. Raputame all. Raputame paremal. Ja raputame vasakul. Kõik, mu käed on kuivad. Kas nüüd võib süüa? Meil on ka salalaegas. Lähme vaatame.
sõbrad, mis te arvate, mis see küll võiks olla? Oh, no ava, mis seal sees on, me juba tahame teada. Nii palju jäätist. Nii palju jäätist, küll te olete Maias mokad. Aga te ju valvate ka öösel. Kas te magate ka siin? Ja magame. Meil on ka puhkeruumid. Lähme vaatame. Vaatame. Täitsa pehme. Aga mida te teete siis, kui und ei tule? Et kui sul ei tule und, siis alguses on vaja raputada. Kas sa raputaksid koos minuga natuke? Niimoodi on vaja raputada. Siis on vaja natuke plaksutada. Siis on vaja natuke keerutada. Nii. Ja siis on vaja natuke hüpata. Nii. Ja nüüd saab proovida uuesti, kas ikka tuleb uni või mitte. Aga praegu on ju veel päev. Praegu ei pea üldse magama. Mis ruume teil veel on? Lähme vaatame. Ja mis ruum see on? See on garaaž. Siin on pargitud kõik päästeautod. Loeme kokku, mitu me näeme. 1, 2, 3, 4. Kas me võime mõnda autot nüüd lähemalt uurida? Ja, lähme vaatame. Ma ei ole mitte kunagi nii lähedalt päästeautot näinud. Sõbrad, mis värvi on päästeauto? Punane, see on punane värv. Ja ma isegi ei teadnud, et tal on nii palju panipaikasid. Kas me saaks vaadata, mis siin on? Vau! Nii palju asju. Need on balloonid, õhupalloonid. Mis siin on? Need on saed. Kas see on selleks, et puid saagida, jah? Kui on näiteks storm. Nii, mis meil siin on? Oi, sellest ma küll ei saa aru. Mis see on? See on lehepuhur. Lehepuhur? Mida te teete lehepuhuriga? Lehepuhuriga saab isegi kustutada tuld, kui on väike tuli. Pärisel? Puhume selle tule ära. Ja need siin on... Voolikud. Voolikud. Voolik. Ja vaatame, mis selle voolikuga teha saab. Ja mis siia otsa veel käib. Selle ühendame ära ja siis tuleb siit vesi välja. Kui palju kraane. Mis need teevad? Kraane saab keerata ja siis tuleb voolikusse vesi. Nii, vaatame veel, mis siin veel on. Veel rohkem panipaikasid. Need on voolikute otsikud. Ja siin on ka vahuotsikud. Päästed ei kustuta ainult veega, vaid ka vahuga. Kui vinge. Aga mis siin on? Veel suuremad voolikud. Veel rohkem voolikuid. Nii, sõbrad, loeme kokku, mitu voolikut siin on. Nii, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 voolikut. Kui palju? 17. Siin on päris palju ruumi. Nii. Mitu päästjat siia mahub? Siia mahub 4 päästjat. Nii, aga siin on üks uks veel. Ja mitu päästjat mahub siia? Siia mahub siis 1 päästja ja 1 meeskonnavanem. Meeskonnavanemal on sinine kiiver. Kiiver. Ja see siin on garderoob. Vaata, siin on päästjate kostüümid ja kiivrid. Mõned kiivrid on valget värvi, valge kiiver. Ja mõned kiivrid on, mis värv see on? Jaa, see on sinine, see on meeskonna vanema kiiver.
nad alati kannavad sinist värvi kiivrit. Kuku, minule meeldib peitust mängida. Siin on veel kostüüme. Mis värv see on? Meie värvilaulus sellist värvi küll ei ole. See on beige või liivakarva. Kui päästja läheb kustutama tulekahju, siis on väga tähtis, et tal oleksid endal õiged riided seljas. Nüüd mina proovin päästja kostüümi selga. Vaatame, kas mul see tuleb välja. Nii, ma võtan nüüd oma ketsid ära. Nii, mis me nüüd paneme? Nüüd paneme roobajope. Roobajope. Nii. Kas ma pean kohe kinni panema? Ja lukus. Kohe on vaja panna lukk kinni. Siin on selline korralik lukk. Oi. Armsad sõbrad, päästjad harjutavad seda iga päev ja nemad teevad seda ikka väga kiiresti, et väga ruttu teile appi tulla, kui on vaja. Nii. Ja see on kiivrisukk. Paneme kiivrisukka pähe. Milleks meil kiivrisukka on vaja? Ja kiivrisukk on selle jaoks vajalik, et tuli ei pääseksid läbi. See kaitseb kuumuse eest. Paneme ilusti krõpsud kinni ja siis paneme kiivri pähe. Mina tunnen ennast vähemalt natuke nagu kosmonaudina. Aga kuidas ma välja näen? Kas ma näen juba päästja moodi välja? Nii, aga mis see on? Et päästjad saaksid suitsuses keskkonnas hingata, on selline balloon. Siin on õhk sees ja see läheb selga. Siis läheb mask ette. See on siis päästja, kes tuleb sündmustelt teid päästma. Teda pole mõtet karta. See on abi. Palun ole minu sõber, palun ole minu sõber ja hüppa minuga. Hüppame, 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 hüppame. Sõbrad, mina olen sõber. Päästja näebki välja selline. Nii et teda ei ole vaja üldse karta. Üldse ei ole vaja karta. Tuli on kustutatud. Fredi, suur aitäh, et sa näitasid meile ringi. Teil on nii vinge maja. Aga mul on üks tähtis küsimus. Millal siis peaks helistama hädaabinumbrile ja mida peab ütlema? Ja hädaabinumbrile võiks helistada alati, kui sa tunned, et sul oleks abi vaja või oled hädaolukorras. Ja pea meeles, nagu me rääkisime, helistada 112. 112. Aga kui sa helistad 112, mida peab ütlema? Öelda võiks oma nime, kus sa asud ja mis juhtus. Armas sõber, nüüd sa tead 112.
2. kui sul on hädaolukord, siis helista sinna ja ütle väga selgelt oma nimi ja sinu asukoht. Kas sa tead oma aadressi? Kui veel ei tea, siis emme ja issi ütlevad sulle. Aitäh ja taega! Wow. Armsad sõbrad, selline saigi meie külastuskäik Lasnamäe päästekomandosse. Varsti näeme jälle. Tšau!